Christopher Reintal. Aplaus kolmikule. Täname. Aplaus parimatele. Aplaus võitjatele. Ühte nägu. Kui sa hooajaga alust, siis sa panid endale ise mingid eesmärgid ka, et mis see kõige tähtsam oli? Kindlasti, et oleks tahtnud Euroopas kõrgematele kohtale võidada, aga läks nii, kui läks, et peamiselt tipus oled inglastele, et neil on ikka väga raske vastu saada siin väikses Eestis. Mis see kõige suurem puudujääk on, miks praegu eurooplastele me vastu ei saa veel? Ei oska öelda, et lihtsalt nad teevad palju trenni, neil on kõva tehnika ja kõik see personal, kõik mehaanikad teevad palju tööd selle jaoks. MM-i kohal läks võidusõit üleüldises kõike paremini, selles mõttes, et oli stabiilsus, et olin pidevalt seal top 10 ja siis finaaliga lihtsalt see punt tõmbas ennast nii kokku ja kasutasin oma võimalust ära ja sain ettepoole jälle. No, me vaatasime seda teleekraani pealt seda sõitu, et sa lõpus jõudid see teie gruppi ka liidergrupile päris lähedale, ütleme, et viimasel 2 ringil olid veel kõik võimalused olemas. Jah, no seda iga vaate ütleb, et oleks 2 ringi veel olnud, oleks võitja olnud, aga päris nii lihtne see vist ei ole, et Eesti oleks võimalik sõita ja igaüks oleks hakanud uuesti mööda sõitma, et ei tea, mis oleks saanud siis. Võtsid sa sellel viimasel paaril ringil mingit sellist riski ka ette, mida sa muidu ei võtaks? Ei võtnud, et kõik seeniori sõitjad sõitsid väga peaga, et ei lammutanud nii palju, et ei turgitud ka nii palju. No, ühel hooajal joon all, mis sa uuest hooajast oskad praegu öelda? Ei tea veel, et arvatavasti sõidame, kui sõidame ja siis tahaks jälle uuesti Euroopas midagi teha. Talvar Racing toob sisse nüüd Toni Kardi raami, mis see siis tähendab, kas lähed uue raami peale üle? Eks me näe. Kas see, et sa oled Eesti parim noor kardisportale, on sulle tähtis? Jaa, küll. Jaa. Kui me vaatame eelmisele suvele tagasi, mis on sealt kõige rohkem meelde jäi? Läti võistlus ja Tabasaare võistlus. Räägime nüüd sellest kõige suuremast kogemusest, mis sa sellel hooajal said sellest maailmakarika finaalist. Kuidas sa tundsid ennast seal? Tegelikult läksin sinna üsna suurte ootustega ja lootsin teha hea hooaja lõputulemus ning üleüldse hea tulemus seal. Kuid kahjuks oli ebaõnn loosiga ning sattus teises nagu natukene halvem mootor ning ka trennipäevadel kurjudes kiirus ei olnud nii suur, et saaks kas või halva mootoriga sõita esimese aegu, et siis enamasti jäi sinna taha. Ning samuti ka, kuna Euroopas ning maailmas sõltub hästi palju ajasõidust, siis ajasõidus me proovisime ühte asja, et kas või mingit kiirust juurde saada. Ning see läks ka halvemuse poole, nii et ajasõidu tulemus läks ka halvasti. See hooaeg sulle kokkuvõttes õpetas? Õpetas seda, et kunagi ei tohi alla anda. Et ka seal maailmakarikal, siis me ei andnud alla ning isegi üks eelsõit läks üsna hästi, et kuigi stardis juhtus väike õnnetus, siis kokkuvõttes tulemus oli 16. hästi rivi lõpus. Et saime aru, et tegelikult saab halva tehnikaga ka sõita. Mis sa hooajal oled endale eesmärgiks pannud? Uuesti tagasi maailmakarikale saada ning tõestada.
endale ning ka teistele, et milleks ma võimeline olen. Jüri Autoliidu peol võtsid sa vastu aasta uustulnuka auhinna. Mis tähendab sinu jaoks see aasta uustulnuk? Nagu, et sa oled uus klassi, siis sa tulid nagu enam-vähem kõrgele kohale ja et sul läks hästi see hooaeg ja no enam-vähem niimoodi. Kui sa uude klassi üle läksid, kas sul endal oli ka algul väike kõhklus või kuidas sa tundsid ennast seal? No, eelmises klassis mul läks päris hästi aga siin klassis nagu, et kõik olid nii kiired ja oli palju raskem ja nagu alguses oli raskem, aga pärast sai nagu enam-vähem okeiks. No see, et sa olid nüüd kokkuvõttes 3., aga selles klassis oli ikka konkurents äärmiselt tihe. Oli küll. Kohe raketist oli ikka palju teada see konkurents. Jäi sul mõnes sõidus natuke kripeldama ka? No ikka jäi, jah. Aga no lõpupoole läks paremaks, et alguse poole rohkem. Mis siis uuel hooajal tuleb natuke teistmoodi teha või hooaja algul? Jaa, et nagu järgmise hooaja proovin nagu kõik täiega panna, et siis MM-ile ja võib-olla isegi võidab tiitli ära. Madalamat eesmärki sinu maistimees ei tohi enda seada? No eesmärgid peavadki kõrged olema.